Juttu oli sellest kommertskasust, töötasust või kuidas öelda. Seda me mõtleme tavaliselt plussmärgiga, aga see vaene autor võib ka miinusmärgiga töötasu saada. Tähendab, et mingid artiklid kuskil avaldada või konverentsis ole hea, et maksa see nii-öelda osavõtutasu ja mis asjad kõik ära. Nii et mis te selle kohta arvate? Ma ei saanud nüüd hästi püstitusest aru, et kuidas ta miinusesse jääb? Jääb niiviisi, kui on vaja kuskil konverentsil vaja esineda näiteks või kuskil avaldada mingi artikkel, siis öeldakse, et selle eest tuleb maksta. Kui näiteks minu asutus ei suvatse maksta, ütleb, meil ei ole seda raha. Ole täitsa, maksa ise tead. No ma maksan ise, okei. Kas seda saab ka töötasuks nimetada miinusmärgiga töötasuks? Sellele tegijale. Ma arvan, ma sain sellest probleemist aru küll. Aga see on tegelikult võib-olla, see nüüd läheb hoopis teise valdkonda, see on see, mismoodi see meil see publisher-brief süsteem töötab, ehk siis see, et me peame avaldama tingimata igasuguseid asju ja käima mööda konverentsi, kus lihtsalt nii-öelda asi iseeneses on. Aga see, et kui öeldakse, et sundkorras, et pead minema konverentile maksma ise sulle kinni, ma ausalt päris sellist situatsiooni ma ei ole näinud. Kuigi küll öeldakse, et pead mingi publikatsiooni avaldama, ma arvan, et see ei ole mitte ainuke koht, kus seda avaldada, kui selle eest niimoodi raha küsitakse ja kui asutus ütleb, et samuti negatiivse märgiga on see, et kui mina jagan oma serverist oma tasuta tarkvara, siis ma maksan serveri kinni ja see ei mõjuta absoluutselt seda mõtet, kas see tarkvara on rohkem või vähem tasuta. Et küll ma kommenteerin kogu selle kommertsteema juurde see, et mina olen harilikult öelnud seda niimoodi, et mis on ka vist peaks tulenema Creative Commonsi dokumentidest, et tegemist on raha eest või ärieduks kasutamisega ehk reklaamiga asja alla kuuluvad ka poliitika ja kirik, mida loetakse Creative Commonsi vaates samuti selliseks selles mõttes kommertstegevuseks, mis võib minna vastuolla mõningate inimeste vaadetega, aga teiste inimeste vaadete arvates on kirik täpselt samuti üks ettevõtluse liik lihtsalt. Kas on veel küsimusi? Kommentaare? Kaarel Haavtehnik küll. Ma pigem kiidaks seda süsteemi selles mõttes, et selle kaudu on võimalik enda materjale, oma saavutusi, teooriaid ja nii edasi tutvustada, sest meil on pigem probleem see, et kirjutad küll ja arendad ja nii edasi, aga lihtsalt ei loeta seda, ei tunnustata seda ja nii edasi, need lihtsalt ignoreeritakse. Rääkimata sellest, et probleemiks polegi see, et just keegi varastab, võtab endale, lihtsalt ignoreeritakse. Nii et see on võimalus ennast siis laiemalt tutvustada. Jah, ma tooks või teisne näite, täna just oli uudistest ka, ma lugesin hommikul, et Venemaal omandab blogisfäär praktiliselt üha enam võrreldavat staatust ametliku meediaga. Tähendab, kuna ametlik meedia on riigi kontrolli all ja ütleb, et ainult seda, mida ülemused ütlevad, siis blogidest hakatakse reaalselt korjama välja materjali ka nii-öelda tõsise meedia jaoks. Ja muide veel ähmuslikumal kujul sama asi esines Iraanis mõni aeg tagasi. Sajandi alguses, see on natuke teine teema, aga võib-olla võite teada, sajandi alguses tehti uuring, et uuriti, mis keeles on blogisid kõige rohkem. Pärsia keel oli 3. kohal. Pärsia keel on küllaltki väike, võrreldes suurte maailma keeltega ja see oli blogide arvukuselt 3. Näitas seda, et Iraanis kogu nii-öelda mitte nõustuv meedia oli kolinud nii-öelda mitteformaalsesse vormi. Ehk siis blogid juba võrdlesid või võistlesid tegelikult tavameedia rolliga. Ma arvan siin ka, et kui meil on mingi leiutis, mida lihtsalt ignoreeritakse, siis me saame täiesti edukalt kasutada sellist alternatiivset kanalit selle promomiseks ka. Ma täiendan seda, et mis tuli siin ennem ka nähtavasti korra välja, et minu viimase aja kõige selline nutma panevam kogemus. Ma küll lihtsalt eriti sageli ei nuta, aga niisugune nagu
hinge hellaks muutev kogemus oli see, kui ma sattusin IT Conversationsist kuulama ja seejärel külastama ühte veebi. Soovitan otsida, vaadake, otsige Google'ist Khan Academy, see on ühe Salman Khani nime järgi K-H-A-N. Alustas, ta on endine Bostoni investeerimisfirma analüütik, alustas 15-aastase sugulase järeleaitamistundidest matemaatikas, kui minna Khan Academy veebilehele, siis on seal üleval, ma pole kunagi kokku lugenud, aga ma pakun, et hetkeseisuga mingisugune paar tuhat siukest 10–15 minutist videot, kus Salman Khan arvuti taga on see nii-öelda see sulega joonistatav see tablet ja kirjutab seal lahti keskkooli matemaatikat, keemiat, ajalugu, lahendab SAT-teste ehk tasemetöid, jutustab, seletab, vahepeal läheb valesti, ütleb, loogikaviga oli mul siin, kustutab ära, läheb edasi. Seda kõike loomulikult kenas Ameerika inglise keeles, võib-olla veidikene, ka Iraani poolt, ma vabandan, kui ma valesti tema asukoha määratlen. Võib-olla hästi kerge aktsendiga ja ma näen seda, et tõenäoliselt ma pean vaatama, et minu lapsed, kes on 2. ja 5. klass, õpiksid korralikult ära inglise keele, sest et see on see koht, kus nad õpivad matemaatikat. Välja arvatud juhul, kui meie ülikoolides ja mujal tehakse väga head tööd selleks, et meie materjalid oleksid sama hästi kättesaadavad YouTube'ist, igalt poolt mujalt jagatavad ja nii edasi, sest et ka niimoodi vaadates Kultuuriministeeriumi esindaja otsa, meil on põhiseadusest tulenevalt siin mingisugused vajadused kaitsta eestikeelset ruumi. Me ei saa seda teha mitte mingisugusel muul moel kui sellega, et me tagame, et eestikeelne materjal on kättesaadav vähemalt sama hästi, kui on see muukeelne materjal, sest et vastasel puhul me võime selle algklassides eesti keele õpetamise nagu lihtsalt kohe ära jätta, et pole nagu suuremat mõtet. Nii, ja nüüd meil saabus moderaator, ma annan moderaatori üle, ma väga vabandan. Ei, sa võid juhtida. Ei, aga sa pead lõpus sponsorit olema. Ma tänan Kaidot ja sind. Küsimused? Olid juba? Et sa et vahepeal võta vigiseks, eks? Kommentaare ei ole midagi. Et selles suhtes jah, et suur aitäh kõigile. Et nagu ma aru saan, tegelikult see on võib-olla alles selle algus, selle pika tee algus, nagu me siin vahepeal rääkisime, et eks meil on plaanis teha neid tutvustusi ja launch'e veel. Et soovin teile kõigile jõudu. Kindlasti levitage Creative Commonsi pisikut. Õues väljas on ka veel Creative Commonsi raamatuid, te võite neid julgelt võtta ja kui te teate teie kolleege või üliõpilasi, et siis võite julgelt kirjutada ja me saame neile jätta siia ka neid Creative Commonsi raamatuid, nii et neid on. Et võite julgelt kaasa võtta, julgelt oma sõpradele ja kolleegidele jagada. Aga soovin teile ilusat reede õhtut, täna on Kaubamajas ostuöö, et need, kes on kaugemalt, ärge ära minge, ma lihtsalt tean, et see on hästi palju mujalt inimesi. Et jääge siia, saate shopata. Aga suur aitäh kõigile, ilusat nädalavahetus, mis on kohe ukse ees ja loodame, et lumi meid väga kiiresti kollitama ei hakka. Kõike ilusat!